Tihemetsa mees Viktor Ilves on vägivaldne. Muide, ta ei tee sellest ise ka saladust. Ma panen sulle ka praegu nuga sisse, kui tahad. Alati võib proovida. Davai jõhali. Tundub nagu, et sa oled ohtlik natuke tüüp. Mis asja? Oled sa nagu ainult loomadele ohtlik või oled sa inimestele ka ohtlik? Ma olen Ilves ja ma olen jõhali. Saatus on teda ka vanglasse viinud. Nüüd vabaduses olles valab ta oma kibestumist välja loomade peal. Kord peksab ta haamriga või tulistab püssist kasse. Siis jälle pussitab oma teele jäänud koeri. Eriline viha on tal naabrikoera Tipa vastu. Kas koerad mäletavad oma kutsikapõlve ja peavad haiget teinud inimese vastu vimma? Viktori ja Tipa tüli algas paar aastat tagasi, kui purjus mees kutsikat malakaga lõi. Tipa jättis selle meelde ja iga kord, kui mees ta kuudist möödub, näitab ta oma suhtumist vihase klähvimisega. Viktor on teda juba 2 korda pussitanud. A nuga oli suur või väike või milline? Ei olnud seal väike nuaka, nii ja naad. Oleks mul pika viina olla, siis ma oleks ta läbi läiganud. Aga see oli väike. Koera omanik ja naabrid on tõsiselt häiritud. Poisid seisid kolmekesi seal trepi peal. See Marika oli trepi peal. Keegi midagi ütleb, mina läksin sinna, kukkusin jälle urjutama. Ma ütlesin, Viktor, mis on nüüd ometi, tiid sa oled hullus läid või? Ja siis väike Anneli läks juurde. Ma ütlesin, Anneli, mine eemal ära sa juurde küll mine. Ja siis kuulas, siis viskas, pussitas veel ühe korra ja siis viskas sinna sammusse, ma ei tea, kust see noabis. Võttis ratta pani minema. Mina ei tea, kui mina ei ole sinna läinud urjutama hakanud, kas nad oleks rahnud seda koera ära tappa või ma küll ei tea. Temal oli ammu see viha vind selle koera vastu, et see koer öösel augub. Tema uni on segatud, seda ta peksis ennem ka juba. Haavatud Tipat nähes helistas koera omanik Sergei politseisse ja loomakaitseseltsi. Pärnu loomakaitsjad toimetasid verest nõretava Tipa tõpratohtri juurde. Tegemist oli tõsiste vigastustega, naha ja lihashaavad olid siis selja ja küljepiirkonnas ning mitmed torked näopiirkonnas. Et küljepealne haav oli siis puhtalt nahahaav, seljapiirkonna haav oli, lihased olid läbi lõigatud, nii et seal oli päris korralik verekaotus. Tihemetsa rahvas teab aga rääkida, et Viktor Ilves on teise ilma saatnud nii mõnedki kassid ja koerad. Talle pakuvad see just kui lusti. Tihemetsas ta tappis ühe väikse taksikoera ära. Küll ta on varemgi selles majas koeri tapnud ja igal pool mujal on tapnud, see on naabri kassid ära tapnud. Kass oli kohvipurgi ümber ajanud, sest oli kassile haamriga päris peale sodiks löönud. Kassil olid pojad tulemas. Viktor Ilves ei tee ka ise asjast saladust, vaid uhkeldab oma vägitegudega. Tuli lava peale ja mina pani kohe sisse ja kuul lennas suust välja. Kus see toimus? Siin sama toas. Sinu enda kass või? Ja. Aga naabrikassi sa lõid haamriga maa? Kuradi haamriga. Neid on haamriga maa ka. Avameelselt pajatab ta oma sugulastest ja vangis veedetud ajast. Mille eest sa istusid? Mille eest? Löömise eest. Tulti mulle kallale ja... Tipa pussitamise pärast alustati Viktor Ilvese vastu kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma kohtlemist. Viga saanud koer toimetati Pärnu kodutute loomade varjupaika ja on loomakaitsjate hoole all. Tipa paraneb, aga on pärast pussitamist inimeste suhtes tõrges ja ettevaatlik. Ei tea ju, millal võib kahejalgse käest jälle nuga saada. Milline karistus ootab aga Viktor Ilvest? Ma olin seal, kui politsei välja tuli, mis me tal teha saame, ega loomatapmise pärast keegi ta vangi pane. Meie teeme protokolli, see on meie tegemine ja muud meil ei ole midagi teha.